linnas elades väga vähesed satuvad enam üldse loodusesse. Linnapargid on ka muutunud pigem mitte nii pargiks, vaid toimub seal kõike muud ja on ka ümbritsetud autoteedest ja värsket õhku seal väga ju ei ole. Siis on ju hea, kui veidi saad seda loodust endale tuppa tuua just taimede koju toomisega ja nende kasvatamisega. Ja veel eriti tore, et need taimed ju puhastavad õhku, ehk siis pidevalt saad olla värskes looduslikus keskkonnas. Algajale kindlasti sobiksid sellised taimed, millel ei ole väga palju valgust vaja, aga see ei tähenda, et low light is no light. Alustada kindlasti võiks lihtsamatest ja nii-öelda hinnaklassist odavamatest, et kui juhul kastad üle oma taime või juhtub taga, või unustad üldse kasta, et siis ei ole aga nagu rahakotile see väga suur kadu, pluss üldiselt sellised odavamad taimed on väga vastuvõtlikud igasugusel tasemel aetnikule, siis linnaaetnikule. Ma võiks nimetada näiteks havisaba, on kindlasti üks taim, mis on väga efektne. Ta on väga vastupidav igasugustele tingimustele. Tihti hoitakse teda näiteks vannitoas, kus aknaid ei ole. Teine taim võib-olla oleks kuldnõelküis ja kolmas oleks siis sulgvõhk. Et 3 sellist väga klassikalist ja väga lihtsasti hoolitsetavat taimed. On võimalik endale panna püsti näiteks kasvuhoone vitriinkapp või vitriinkapp, kuhu panna siis taimed siis endale näiteks vertikaalis. On olemas ka erinevad taimepostamendid, kuhu siis samamoodi vertikaalis saab taimi paigutada. On võimalik aknalauale samamoodi erinevaid riiuleid panna, katta taimi kas nagu paigutama või siis üldse kasvatama, miks mitte maitsetaimi köögis aknalaual seda teha. Ja on ka olemas näiteks makrameed, mida saab jälle kardinapuult alla riputada ja sellist kihvti nii-öelda alla langevat taime siis sinna nii-öelda eksponeerida, et tekitada natuke rohkem sellist roheluse ja sellist nagu džungli meeleolu siis. Greenhouse cabinet on taime maailma inimeste uus suur trend. Leitakse endale üks klaasist vitriinkapp. Võib see olla ige oma, võib see olla uuskasutusest, taaskasutusest leitud, võib olla ka isegi akvaarium, tühi akvaarium näiteks ja ehitatakse sinna siis selline keskkond taimedega koos, kuhu pannakse siis lisavalgus, kasvulambid ja siis kombineeritakse erinevaid taimi sinna vitriinkapi sisse siis. Paljud kasvatavad ja paljundavad taimi just seal kapis, sest et seal on hea tekitada lihtne sellist kasvuhoone efekti selles mõttes, et õhk on soe, natuke niiskem ning just see kasvulamp annab siis taimele eriti palju jõudu juurde kasvada. Ta on selline kompaktne ja huvitav viis, kuidas koondada kokku oma taimed, eriti meie pimedal talvel, kus tegelikult toataimedele jääb valgust väga väheks ja see on siis üks viis valgustada ära oma kodu natukene rohkemalt ja ka sinu enda taimed siis on õnnelikumad just tänu sellele. See lahenduse plussiks on kindlasti see, et kui on kodus näiteks mõni kass, teada on, et kassidele meeldib taimi närida, siis saab näiteks oma kallid hinnalised taimed just sellisesse vitriinkappi ära panna. Just selliste kõrvaliste, kas siis isikute eest või loomade või
või lihtsalt ruumi säästmiseks koondada nad siis ühte kohta. Ja see on tõesti väga ilus vaadata, kui toas on üks selline helendav taimekapp.